Tere! Selles videos ma seletan, millised ühiskonnakihid toimisid Eesti aladel 17. sajandil Rootsi ajal. Number 1 on muidugi Rootsi kuningas, kes tõsi küll ei elanud Eestis koha peal, kuid oli meie maa kõrgeim valitseja. 1561. aastal läks Põhja-Eesti vabatahtlikult Rootsi kuninga võimu alla. 17. sajandi esimesel poolel vallutas Rootsi kuningas ka Lõuna-Eestit. Tema võimu ja tahte otsesteks vahendajateks olid kindralkubernerid nii Põhja-Eestis, Eestimaal, kui ka Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis, Liivimaal. Toimisid kuninga võimu otsesed vahendajad koha peal. Ehk siis number 2 on Eestimaa kindralkuberner ja number 3 on Liivimaa kindralkuberner. Paralleelselt kuninga võimule kehtis Eestis ka kauaaegse kohaliku eliidi, baltisakslaste võim. Baltisaksa aadlikud koondusid eraldi asutustesse ehk rüütelkondadesse, mille eesmärgiks oli kaitsta nende privileege. Eestimaa aadlike pealiku nimetus oli Eestimaa rüütelkonna pealik, see on siis Põhja-Eesti. Ja Liivimaal kandis vastav ametnimetust maamarssal. Aadlikud kogunesid maapäevadele, kus arutasid olulisi küsimusi ja võtsid vastu otsuseid. Maapäevade istungite vahel võtsid otsuseid vastu maanõunikud, number 7. Privilegeeritud ja eriti auväärsed baltisaksa aadlikud. Mõistagi sattusid kohaliku võimu pärast rüütelkondade pealikud konfliktidesse kindralkuberneridega. Eestimaal oli usuelu kõrgeimaks korraldajaks Eestimaa piiskop, number 6, Liivimaal aga Liivimaa superintendent, number 9. Linnades teostas võimu rae härra, number 8. Linna valitsejateks said tihti jõukad kaupmehed. Kaupmees on antud pildil number 23. Kuna Lõuna-Eesti ei läinud Rootsi kuninga võimu alla vabatahtlikult, vaid oli hõivatud sõja käigus, soovis kuningas Gustav II Adolf oma võimu Liivimaal tugevdada läbi ülikooli rajamise. Nõnda oli 1632. aastal avatud Tartu linnas ülikool, mille asus juhtima ülikooli rektor, number 10. Õpetas Tartu ülikoolis mõistagi õppejõud, number 14. 17. sajandil õppisid selles Rootsi ja Soome üliõpilased, number 22. Enne Lõuna-Eesti sattumist Rootsi kontrolli alla tegutsesid Tartus jesuiidid, Rooma katoliku kiriku ühendus, mille eesmärgiks oli levitada, populariseerida katoliku usku rahva seas. Nii et number 11 on jesuiit. Tartu ülikoolis tegutsesid ka sellised piibli uurijad, kes seadsid endale eesmärgiks tuvastada sellist salajast tähendust piiblis. Selliseid müstikuid nimetatakse roosiristlasteks ja see on number 12. Linna elanike seas olid ka kohtunikud, number 13. Mitu rolli täitsid 17. sajandil ka pastorid, kirikuõpetajad ehk vaimulikud, number 15, kes töötasid nii talus kui ka linnas. Pastorid olid just ja on jätkuvalt ka tänapäeval just Luteri usu vaimulikud. Ühest küljest toetasid pastorid kirjaoskust Eesti talupoegade hulgas, kuna Luteri usu järgi pidid kõik rahvad oskama lugeda piiblit enda emakeeltest. Teisest küljest aga tegelesid Luteri vaimulikud nõiajahiga. 17. sajandil rajati Eesti aladel rahvakoole. Seega on number 16 rahvakooliõpetaja. Number 18 on rahvakooli õpilane. Number 19 on baltisaksa mõisnik. Tema võimu all oli Eesti talurahvas. Teatud talunikud olid aga kõrgemal positsioonil ja omasid teatud eesõigusi. Näiteks Kubjas, number 20, aitas mõisnikul korraldada talunike tööd. Number 21 on mõisateenija, kes oli Eesti rahvusest. Ehk siis 20 on siin, Kubjas,
ja mõisa Teeni on siis 21. Numbrit 24 me selles videos ei puuduta, aga kuna 17. sajandil toimus Eestis mitu sõda, on igati kohane tuua välja ka sõjaväelast. Olgu see siis Rootsi või Taani või Poola sõjaväelane, number 25. Number 26 on köster ehk pastori abiline, kes juhtis muuhulgas ka koguduse ühislaulu. Number 17 on kiriku vöörmünder, see on üks sõna, kes kogus raha kirikus käijatelt. Number 27 on samuti kirikus töötanud siis kellamees. Number 28 on linnasepp, kes valmistas näiteks relvi. Kuna mõisnikud kiusasid talunikke, põgenesid paljud talunikud ühest mõisast teisse. Neid nimetati jooksik-talupoegadeks, see on number 29. Natuke parem õiguslik olukord oli Soome ja Rootsi talunikel, number 30. Lühemat aega kestnud juhutöödel käisid vabadikud, number 31, kes olid tihtipeale oma talupojale, oma pojale, vanemale pojale pärandanud talunik, vabadik. Ja samuti ka sulased samuti käisid juhutöödel, aga sulased tegid selliseid pikemat aega kestnud talutöid. Sulased on siis number 32. 17. sajandil hakati asutama Eesti aladel manufaktuure, hilisemate vabrikute siis eelkäijaid. Manufaktuuritööline on number 33. 17. sajandi teisel poolel leidis Venemaal aset ka üks kirikureform, mille eirajad soovisid jääda truuks vanale usule ja kandsid seetõttu nimetust vanausulised. Nende maha surumine tingis nende tulekut Eestisse. Nii et number 34 on vanausuline. 1695. Aastatel levis Põhja-Euroopas, muuhulgas ka Eestis, külma kliima tulemusena nimetatud suur näljahäda. Number 35 on näljahäda ohver. Rootsi ajal jätkusid ka katkuepideemiad, number 36 on katkupõdeja. Number 37 on rändkäsitööline, kes otsis endale tööd eelkõige linnades. Ja number 38 on nõiduses süüdistatud külatark. Paljud süüdistasid just külatarkasid nälja ja katku levitamises. Selline on siis Eesti aladel elanud erinevate kihtide gruppide ülevaade. Suur aitäh kuulamast!